Mulle väitis umbes niimoodi, et Ivar oli selle ma selles mõttes, et natuke teagi või? ma lähen hommikul Virtsusse Keskpool tulnud. ja siis on pärastlõunal on see suur see pressi on 2 venda. Aga praegu on Eestis ju samamoodi 2 venda. Mina olen Märt Maiste ja ma olen Sihtasutuse Haapsalu Läänemaa muuseumid haldusjuht. See on päris hea teadmine, et Eestis on kunagi jahipüsse tehtud. Jah, Eestis tehti jahipüsse 20. sajandi alguses ja väga kvaliteetseid ja ilusaid jahipüsse Tallinnas ja seal oli ka väga uhke tehas. Tolle aja kohta innovaatiline, elektrifitseeritud ja tehti väga kvaliteetrelvasid üldiselt väga jõukale kliendile. Aga koos aja muutumisega muidugi see kõik hääbus, aga relvad, mis tehti, on siin ka näitusel meil väljas ja oma ääretult ilusa töötusega, disainiga, kas või kui vaadata kaba, millise valikpuidust, säsipuidust on tehtud, poleeritud, viimistletud püssid olid mitte ainult see mehhanismi osa, vaid ka relva enda ilu, relv kui disain, kui vorm, disainitud vorm. Ta oli ikkagi midagi väga erilist ja ta oli mitte ainult tehniliselt täiuslik, vaid ka välimuselt. Millal see tehas või see tootmine algus sai ja millal ta lõpu leidis? Tehas alustas tööd tsaariaja lõpupoole kuskil 1910. Töötas läbi tsaariaja, kui need väga rikkalt kallid kliendid, mõisnikud, kõrged tsaari ametnikud kadusid, kadus ka suur klient, tavatarbija ehk keskmine ärimees, kes siis alles jäi Eesti esimesse vabariiki. See ei jaksanud nii kallist relva osta, nii elitaarset ja luksuslikku, see tahtis odavamat ja töökindlat. Graafiliste piltidega kataloogid, mida nad välja andsid. Kõigis 3 kohal mingi vintrauaga. Siin on esimene on nüüd siis Alexi Ending, mis ta oli 12 kaliibrit ja siis see 6,5 korda 55 on roog ja panid neile optilised sihikud peale. Ja rihtisid. Nad said kohutavalt tuntuks nende klientuur nagu nende kataloogidest. Ja kui sa siin vaatad selle pinnatöötlus ja puidutöötlus on puiduvalik, on väga, see ei ole ühtepidi toime, ta ei lähe lõhki. Tähendab, ta on looduslik vastupidamisvõime on tunduvalt parem. Plus väga innovaatiline on see, et siia salv on pandud siis, et siia alla kaba sisse, et sileraudse raua siis need moon on siis öö peal ja ka siis kuulirauad on siin eboniidist sõrmekaitse ja see on viimistus on äärmiselt luksuslik, see graafika, mis on see filigraanne, hea läbimõeldud täpsus, kui arvestada, et see püss on üle 100 teinud ja nagu vaadata neid liite kohtasid, siin ei ühtegi lõtku ega loksu, aga see kvaliteedi, kõik see. Ise? Tähendab, see on monogramm. See on omaniku monogramm, seda ma arvasin, et see panti siin sisse. Ta lasi teha. Vanasti tänapäevaks üle tuua väärtushinnaga see lehm või hobune, mitu hobust või lehma selline saaks? Kurat, aga ma ei tea lehma hobuse hinda. Leerraudadega vintraudsest ja kurat veel 20 kaliiber ka, eks ole. See on põhimõtteliselt olnud neil kohe kuidagi võimalik jahipüss. Siin vitriinis on tekst toodetud Normas. Kõik inimesed teavad omal ajal, mida tähendas Norma. Seal toodeti plekist mänguasju. Aga see on täielik üllatus, et ka jahipüsse tehti Normas. Kuidas see lugu saab tõene alla? Siin on see relv väljas olemas, et Normas tehti ka uhkemaid asju kui plekist autosid ja kumminukke. Seal tehti ka relvi, aga see oli enne, see oli nagu Hruštšovi aeg vana inimeste mõistes, et enne kui tuli see karm aeg, kus võeti relvad arvele põhimõtteliselt tol ajal, jahirelva omale soetamine oli kõigile nendele riigi kodanikele, kes ei olnud kuskil vastutusele ega näpud sahtle vahele pantud või parajasti Siberis, siis nendel oli võimalik see soetada endale lihtne üheraudne, lihtsalt peaaegu mänguasja tehases tehtud, sest ega relva tootmine kui niisugune tehniline protsess väga keeruline ei ole, niisugune lihtsa asja tegemine ja niimoodi ongi, et tehti vanade meeste mänguasi ehk üheraudne, sileraudne jahipüss.
Normas. Mida on teada selle relva täpsuse kohta ja töökindluse kohta? Võib-olla selleks, et kui uusaasta ööle pauku teha, selleks ta kõlbas, aga kas ta nüüd taga mingit jahti ka pidada sai, selles, aga ega mina ei julgeks selle üks püssiga jahile küll minna. See kava õhk ei läheks, kui see ise laetud palun kogemata liiga tugeva laengu on saanud. Lisatud puhtalt mille pärast, see on selle pärast siia lisatud, et see on, siin kava on hästi aremate püssel vaatab, need ei ole, aga siin on pandud see lilli, et ja see on tehtud suhteliselt õhukeseks just kaitseks, et kaba lõhki lasta. Katsud, see on suhteliselt lihtne, see on peale pandud siin, peale pandud leht, ta on viidud selle mehe kaitse, et seal kaba lõhki lõhks. Kava tugevdus kaitsemetallist päästiku kaitsele, et võtta see. Mis meil veel Eesti kohta on üks kindel mees. Milline siis trofee on Läänemaa jahimeestel kõige auväärsem? Neid trofeesid on mitmeid, on nii kihvad väärtustatakse ära, sokusarved, põdrasarved, aga peale kuldsarved on ka Grand Prix, mis on siis maailmaklassi trofeed. Kui hea käega Läänemaa jahimehed on, kui tihti neile trofeed ette satuvad? Eks jaht on ikka õnne asi ja kuidas sa oled ja metsas käitunud, siis jahiomalad peavad seda hästi meeles ja eks õnne peab olema, muidugi sa pead teadma, aga kus kohas loomad liiguvad, õiges kohas õigel ajal olla. On meil selliseks ja metalleri mehed, kes teist tuleb? Nii palju oma tähelepaneku teejuhi raamatu. Alustan, olen selline võib-olla Läänemaa jahimeeste kehv. Vallandas selle suluõhuga, näe vaata, ja nüüd lukub üles ära. India taraga. Millisega. Ma pakuks, et umbes poole nendest, mis on siis täna küll, jah, nii-öelda relva ajaloo ja muus. Sellepärast ta võttiski meeliks nagu aega, et lukusüsteemide ümber ehitus. Täiesti lasta sellega ilmselt või kurat, ma ei tea. Peale pauku selligi raama maas. Nad on vintraudsed, kurat 20 kaliiber, eks ole. Jaak Mäll, ajaloomuuseumi teadurkuraator ja ajalooliste relvade koguhoidja. Ka mõni eksponaat võtab päris kolmukortsu. Jah, seda ikka juhtub, aga tegelikult see on ka ajalugu ja objektiivne reaalsus, et mitte ainult hästi ja ilusasti ei ole tehtud, vaid on ikka päris jubedaid asju ka tehtud. Et siin on konkreetselt võetud väga korralik, ilmselt mõisnikule kuulunud eestlaetav vintraudne perkussioonlukuga jahipüss ja kas siis 20. sajandi alguses või kuskil äkki 1920-ndatel, 30-ndatel üritatud siis teha sellest koduste vahenditega tagantlaetavat 20 kaliibri sileraudset püssi. Ja nagu näha, et sellest on paar korda lastud ja siis saadud aru, et see kõik laguneb kohe koost ära ja siis 60-ndatel siis otsustati, et pole taga midagi enam peale hakata, toome muuseumisse ära. Et süksele inimlikule lollusele on ka muuseumis oma mälestusmärgid püstitatud. Ja puuritud siis raud täies ulatuses läbi, kõik see korralik tõukur ka siia tehase loomulikult ei tööta ja kaba on lõhki lastud. Et see on nagu lohtlik ja ohtlik ja nõme sellele kõigele muule veel lisaks ka. Bossinile selle... Ja. Ma olen midagi näinud, mul on näidatud. Nii et
see on selline sõbralik, see on ju sõbralik üksteist täna.